Olen Delfi spordiajakirjanik Kendor Abrams. Euroopa Discgolfi festivali peakorraldajad esitasid mulle väljakutse, et näha, kui heasse vormi ma 5 nädalaga suudan jõuda. Kas kõik lõpeb sellega, et ma osalen põhivõistluse eel toimuval kvalifikatsioonil. Hakkame pihta. Oleme taas siin. Mind täna ees ootab. Kõigepealt väga tubli olid. Siin nähti Järve metsas harjutamas. Öeldi, et kes see seal on. Tagakäega viskas ainult 100 meetrit ainult otse. Ehk siis tubli väga, et nagu ma eelmine kord ka ütlesin, et lauluväljakul niisama discgolfi mängida ei saa. Nii et täna on meil eriluba. Lähme vaatame, kuidas me saame sulle eest ka lendama. Teeme nii. Alustame sellest, vaatame, mis sulle eelmisest korrast meelde jäi. Ehk siis võtame siis, paneme siit roosa ja selle oranži vahelt. Koha pealt samme ei tee. Mere ääres oled, kiviga tahad lutsu visata, mäletad? Vasak käsi ette, peale viset vahetad käed ja õlad ära. Parem õlg läheb ette poole. Rahulikult, ei ole vaja jõuga panna. Ja, päris okei. Läks maha täitsa. Nüüd hakkab siit ainult ülesmäge minema. Nagu öeldakse, enam kehvemaks minna ei saa. Peab küll käe taha tooma. Ei, sa selles mõttes anna korras käsi. Niimoodi. Ja siis ranne. Väga hea. Nüüd ainuke, mida ma tahaks natuke norida, võtta kettast kinni ka. See. Kinni, ma hoian kinni. Just, eelmist ei hoidnud. Euroopa Discgolfi festivali üks peakorraldajad, Mattias Vutt. Milline on sinu roll siin ürituses peamiselt? Kuna meil see korraldustiim ei ole väga suur, siis eks me peakorraldajatena teeme kõike natukene, et kui Ralf tegeleb rajaga, siis minul on näiteks mängijatega suhtlus on hästi suur osa turundussponsoritega tegelemine ja nii edasi, et see kompott kokku panna, siis neid elemente on väga palju. Praegu saab kindlalt öelda, kes siia tulevad need juuris? Jaa, saab küll. Eks viimasel hetkel võib ikkagi alt ära hüpata, aga ütleme, kui me räägime siis meestest, siis top 30-st suurusjärk 25 mängijat on kohal. Nimesid mainides maailma populaarsem mängija Simon Lizotte, 6-kordne maailmameister Paul Macbeth, Eagle McMahon, eelmise aasta maailma parim mängija Calvin Heimberg, Cannon Burr, kes on viimasel ajal väga kõvasid tulemusi näidanud ja mitmed teised tipud. Ja naistes on siis top 20-st umbes 15 tipu kohal. Loomulikult meie enda Kristin Tatar, Missy Cannon, Ella Hansen, Sara Houkham, Evelina Salonen, Silva Saarinen, Heidi Laine, teised Eesti tublid tüdrukud ja ühesõnaga väga esinduslik line-up on. Just, on see lihtsalt. Opa! Just, aga nüüd ongi see, tee ainult see liigutus. Ära pane jõuga, oluline, et paneda maaga paralleelselt lendama. Vasak käsi ette, just! Tule pea ise. Opa! Ennast natukene loogilisemalt, et sa ei saa olla niimoodi, et sul vasak käsi ripub ja teed ainult niimoodi. Vasak käsi ja vaheta nagu käed ära peale viset. Hästi rahulikult, ära pane jõuga. Näed, juba hakkab minema. Ma tänatad, et meil videograaf kükitas. Näed, ma teen nüüd hästi rahuliku viske. See läks ju? Läks ja hästi rahulikult teen ja ma viskan otse ja vaata lendab lihtsalt. Niimoodi mina ei suuda. Suudad? Tegelikult suudad, väärselt. Kuule. Kindlalt ei tunne, kurat. Oi, kuule, sul on vaja siin tunde. Meil siin härrad mängivad 7-8 aastat. Siis ikka kindlalt ei tunne. Näed, ei ole vaja jõudu panna, on ju? No mingil hetkel tuleb see tunne kätte, siis läheb jälle ära paari viskagi. No, sest siis sa lähed panema ja kõik. Ja nüüd läksid panema. Kui raske see mängijate meelitamine siia on, et on ka mõni, keda pead 10 kordi kutsuma rääkima? Tänaseks on see töö tehtud, et eks me siin oleme oma jagu pidanud tegelema sellega, et kindlasti aitas kaasa sellele majori uudis, et me saame järgmine aasta majorit korraldada sügisel ja talvel, ütleme, tuli päris palju neid kõnesse võtta, meelitada, näidata, mida me siin ikkagi teinud oleme, et kuigi me korraldasime Euroopa meistrivõistluse eelmine aasta väga kõrgel tasemel, siis ega USAs väga palju Euroopa meistrivõistlustest midagi ei teata. On ka mõni mängija, keda te oleksite soovinud siin näha, aga ta nüüd ei tule? Jah, mõni ikka on, et mõned mängijad, ütleme, lihtsalt ei reisi, ongi USAs pidevalt.
noh, tõenäoliselt nemad on siis järgmine aasta Suure Slami turniiril või Majori turniiril kohal, et noh, alati jääb kedagi puudu, aga ütleme suures pildis me oleme ikkagi oma eesmärgi täitnud, et selline 90% tippudest on kohal. Ja terve Eesti koorekist samuti. Ja eestlased on kõik absoluutselt kohal, et täna ei tea küll kedagi, kes ei oleks. Teeme challenge'i lõuna peale. Nii. Mina viskan ühe viske ja sul on need kõik ettad siin. Viska kuidas tahad, aga pead minust kaugel viskama. Okei. Mine pekki. Nüüd on see koht, viska kuidas tahad. Sul on tagakäsi selge, sul on eestkäsi selge. Kuidas hoia oli? Mina sind ei õpeta. Kuidas hoia oli? Lõuna peal on, mina ei tea. Kuhu sa tahad visata seda? Otse. Kuhu kaugele sa tahad visata? Kuhu kaugele sa tahad visata seda? Anna, lähme edasi. Niimoodi. Vasak käsi, maa. Ikka vasaku käega kinni ja paremale minema. Mis ma ütlesin? Veel. See oli nüüd midagi erakordset. Oota, ma sain pihta. Kellele? Ei saanud! Kus sa paned? Ei viska nii kõvasti. See läks paremale. Kurat. See ketast tuleb juba tagasi, ma lihtsalt ütlen, kui sa loodad, et ta kaugel läheb. Mängu naeratab juba. Kuradi puu! Oot niimoodi. No, kuule, siin on lootust. Siin on lootust. Võitsid. Nii et saad omale koha valida. Sa olid 5 meetrit kaugemal kui mina, nii et tubli. Aga Disc Golf E paneb sulle välja ka 3 ketast, millega sa saad veel lisaks oma ketastele. Saad harjutada, et paremini saaks või rohkem korduseid saaks teha, nii et pea püsti, metsa ei viska, ainult korvi. Teeme nii. Teine trenn läbi, nädal aega ise harjutanud, nüüd on sul eestkäe maitse ka suus. Võta kokku. Kindlasti ei ole, aga nagu sa ütlesid, et mõnel võtab 7-8 aastat aega. Ja siin on sul kordused vaja teada. Lihtsalt saad paar asja. Mis on üks asi, mis tuleb sul meelde ette? Mida sa esimeses osas ka ütlesid väga hästi? Jõud. Just, tehnika. Tehnika pigem, jõudu ei ole vaja panna, jah. Nüüd ei ole sul midagi. Nädal aega jälle loodame siin näha seal Järve metsas või kuskil mujal, vaata ise, kus sa saad. Kordused. Proovi see tunne kätt saada. Ja siis 3. osas, ma arvan, võtame selle puttimise, kus kuuleb metsas kõige rohkem ropendamist, nii et proovime selle selgeks saada. Teeme nii.